No nii, tervist! Minu nimi Risto Ränk ja siis näitan täna teile, kuidas treida 500 grammist savist üks hea tarbekauss. Et teha neid täpselt ühe suuruselt ja kuidas asi käib siis. Ühe ma juba tegin. Nii, kõigepealt lööme savi keskele, tsentrisse kinni. Enam-vähem nii või naa. Vesi läheb savi vahele, käte vahele. Ja kohe, kui tunned, et tihkeks läheb, siis vett juurde. Vesi peab kogu aeg vahel läheb. Nii, esimene etapp. Tõstame savi koonusesse. Nüüd surume savi alla tsentrisse. Savi tsentrisse. Kuna me juba teame ette, et me teeme kaussi, siis ma lähen suhteliselt laia auguga siia sisse, kuni siis savi esemed põhjani välja. Ma näitan teile teises videost, kuidas neid puhastada ka, et alguses ma jätan umbes põhjapaksus sükene natuke üle 5 mm umbes sinna kanti. Ja kui ma seda auku teen, siis mul üks käsikoog toetab vastu savi, et ei läheks kuskilt ära, ja siis ma teen selle augu nagu V-tähe kujuliselt. Kui sa surud otse augu alla, siis põhimõtteliselt sõrm hakkab kaasa käima neid suruda alla niimoodi, et tekiks kui V-tähe kuju, siis tekib automaatselt asi, et ta ei hakka nagu vänderdama su pöiade sees, et kindlasti tasub proovida, et kes treib. Nii, nüüd on esimene tõste. Esimene tõste on hästi lihtne. Räägin kohe jälle, et mina tõstan nagu kahe käega, et ma ei tõsta nagu ühe käega. Kahe käega selles mõttes, et sees teeb tööd siis selle sõrme ots. Teised kõik, mis siin sees on, toetavad tegelikult ainult seda. Ja väljas teeb tööd pöial. See pöial siis. Sees on matsi ja see pöial. Oma vahel. Aga see, et käed on koos, see on lihtsalt selle jaoks, et käed ükshaaval hakkaks värisema kuidagi või et sa suudad neid ühtlaselt hoida. Ja siis teine tõste, te saate vaadata, kuidas see sealtpoolt kindlasti ei näe seda väga hästi. Praegu ma ei aja taga nagu mitte mingit vormi otseselt veel. Ma tean, et sellest kausselt läheb laiemaks, aga see vormi nagu tagaajamine tuleb nagu natuke hiljem. Praegu ma lihtsalt teen tõsteid, et savi tõsta kõrgemale, läheb õhemaks, kauss läheb suuremaks. Nüüd kolmas tõste. Kolmas tõste oli juba selline savimassi ühtlustamine. Et tuleb kauss iga pealt ühe paksuna. Neljas tuleb veel viimane lihv, et suurus oleks õige. Sest 500 grammist saab täpselt teatud suuruse kausi. Mulle ei meeldi ajada savi hästi liiga õhukeseks, aga samas ta ei tohi liiga paks ka olla, et kui ta on tarbekauss, siis ta ikkagi esiteks ta peaks mahtuma üksteise sisse. Ja ta ei peaks olema liiga raske, aga samas tahaks ikkagi tunda, et see on savi sinu käes. Et mitte ka liiga õhuke. Nagu te näete, see viimane hakkan see vormi otsima, et see vorm võiks minu jaoks ollagi selline lihtsalt. Sellise kujuga, et kausse saab panna ladustada üksteise sisse. Kui inimene tahab osta 6 kaussi, siis ta ei taha neid panna riiulisse kõiki kuud erinevasse kohta, või ta tahab panna neid laused üksteise sisse, et võtab kapis võimalikult vähe ruumi. Ja sellepärast see kuju nagu on, kausi kuju on nagu minul natuke ees. Kuna see on mu esimene video, siis see jutt on kindlasti hästi kohmakas. Aga mitte midagi pole teha. Harjutamine teeb meistriks nagu savi puhul ka, et ma ütlen teile ausalt, et harjutage 10 aastat, siis te saate aru, et väga ei oska suurt mitte midagi veel, et alati on nagu arenemise ruumi. Ja see on meeletu harjutamine.
nii, nüüd ma puhastan SWAM-iga ära. Kaustan õige kujuga ja homme, kui ma neid asju puhastan, et oleks juba elu lihtsam, siis mul on selline nuga siin, ma võtan selle alumise ääre juba puhtamaks. Ja siis selle kausi vormi järgi just selle alumise jala, mida ta läheb natuke sinna väljapoole, aga nüüd ma lõikan seda ilusti sissepoole vormi järgi paika. See teeb tundub lihtsamaks sellega, kui see ära tõsta siit pealt. Kui see alumist äärt ei lõika, siis ta tõsta siit pealt on suhteliselt võimatu, juba raske. Lõikame trossiga läbi, võib-olla ka nõõr, ei pea tross olema. Ja nüüd mina tõstan niisugust väikest kaussi 4 näpuga, 4 näppu alla ja tõstan. Tegelikult kausid kõik täpselt ühesuguseid ei tule, seda ma taga ei ajagi. Enam-vähem niimoodi, et oleks enam üks seeria. Kui tahaks teha ühtemoodi täpselt, siis ma paneksin siia mingi joogikõrre või mingi asja savitüki kinni, et ma trein alati selle jooneni, ääreni, mis siin on, siis nad on alati ka ühesuurused. Nii lihtne ongi. Järgmine kord puhastame siis neid kausse ja siis vaatame edasi, et kui teile videod meeldivad, siis teeme juurde.